China Maxing on uus trend internetis, järgides varasemaid viiruslikke reisitrende nagu China Travel ja China Cool. Kuna üha rohkem rahvusvahelisi külastajaid soovib kogeda Hiinat väljaspool tavapäraseid turismikohti ja tehnoloogia muutub üha enam reisil lahutamatuks osaks. Pekingi robootikanäitusel saavad turistid humanoidrobotitega lähedalt tutvuda, vaadates, kuidas nad teevad kohvi, keeravad pannkooke, tantsivad ja isegi kirjutavad Hiina kalligraafiat. See on minu jaoks väga lõbus. Ma arvan, et see on hämmastav, et Hiina on arendanud välja nii uskumatuid tehnoloogiaid. Meil Mehhikos ei ole nii palju roboteid, nii et ma arvan, et see muutis minu arusaama sellest, kuidas tehnoloogia võib tulevikus maailma muuta. Ja mõned turistid viivad selle kogemuse veel sammu võrra kaugemale, külastades tehaseid, et näha, kuidas tehnoloogiat tegelikult valmistatakse. Xiaomi elektrisõidukite tehases Pekingis sajad robotid täidavad tootmisliinil täppistöid. Nad saavad näha palju huvitavaid asju, mida nad võib-olla kodus ei näeks, eriti arenenud tehnoloogia ja eelkõige mastaabi poolest. Ma arvan, et see mastaap ja arengutase oleksid üsna jahmatavad. Kuid kõrgtehnoloogiline kogemus ei piirdu ainult tehasega. Turistid sõidavad linnade vahel kiirrongidega, kasutavad tehisintellektil põhinevaid mitmekeelseid giide vaatamisväärsuste juures ja vaatavad Shenzhenis tohutuid droonide valgusetendusi. Sellised mugavused muudavad Hiina väga lahedaks ja reisimise Hiinas samuti väga lahedaks. Samal ajal otsivad külastajad rohkem praktilisi kultuurielamusi, alates teelehtede korjamisest Henanis kuni Hiina ajalooliste linnade avastamise ja uusimate tehnoloogiatoodete ostmiseni. Ja numbrid näitavad, et huvi väljendub ka tegelikes reisides, sest Hiina võttis selle aasta esimesel poolel vastu ligi 23 miljonit väliskülastajat. See on üle 20% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Rahvusvaheliste külastajate turismikulutused on samuti hüppeliselt kasvanud. Alates juunist on teatatud 72,9% aastasest kasvust. Hiina viisavabadusmeetmed muudab sinna reisimise lihtsamaks. Reisibürood ütlevad, et külastajad soovivad üha enam, et tehnoloogia oleks nende reisidesse otseselt integreeritud. Sealhulgas robotifirmad, droonitootjad, isesõitvate autodega sõidukogemused ja isegi drooniga kohale toimetamised Hiina müüril. See on uus turismiliik, kus sihtkoht ise on tehnoloogia esitluspaik.